Riia poolt siis vaates, et nagu ministeeriumi poolt hea sissejuhatus EUDI digikukrust õiguslikus vaates ja nii edasi, et mis ta funktsionaalsus on, et mis loom see digikukkur siis oma funktsioonide poolest on. Lühidalt siis tõesti 3 põhilist osa. Digitaalne ja füüsiline isikutuvastus, mis on siis tunnustatud üle Euroopa. Samamoodi üle-euroopaliselt tunnustatud digitaalsed allkirjastamised. Ja 3. nii-öelda siis see kukru osa, mis hoiab erinevaid tõendeid. Ja see +1, millest ka, et rääkides täna siis Eesti inimese jaoks juba elementaarne inimõigus on see, et sul on elektrooniline identiteet, sa saad igale poole sisse logida, allkirjastada. Kõik minu tõendid, vajalikud asjad liiguvad üle XD, et mida mul siit sealt veel vaja oleks, eks ole. Et siis võib-olla tõesti jah, see kõige suurem pluss on see, et need tõendid, nii nagu Mait ka välja tõi, need tõendid, millel siis on ka üle-euroopaline direktiiv taga, mis annab selle kohustuse erinevatel liikmesriikidel siis selliseid tõendeid aktsepteerida, siis digikukkur seda võimaldab siis ka hakata reaalselt kasutama, kui need kõik õigusaktid ilusasti jõustuvad ja meil kõik need nõuded on paigas ja siis. Aga põhimõtteliselt võib ka digikukrus hoida ka siis siseriiklikke tõendeid, et ka see pole piiratud. Ja taaskord üle käies nende kohustuste vaate, et siis meil liikmesriigile Eestina on kohustus pakkuda digikukrut meie elanikele, meile kõigile, ja ka kellelgi ei ole kohustus seda kasutada. Et sellest siis +1 meie suur väljakutse on see, et teha sellest midagi nagu väga head, et me päriselt ka seda kasutada tahame. Ja hästi oluline nüüd meie IT-ettevõtetele, meie kõigile ettevõtetele on ka see, et kellele siis kehtib kohustus seda digikukrut ka aktsepteerida. Et tõin siit välja õigusaktist tuleneva nii-öelda jaotuse ja üks oluline osa on see, et küll kõik avaliku sektori asutused peaksid siis digikukrut aktsepteerima ja erasektoris suured ettevõtted. Aga oluline nüanss on siis see, et ka kõik suured digiplatvormid, erinevad Google Walletid, Facebook, Instagram, TikTok, ma ei tea, mis kõik veel, kõik nemad peavad ka hakkama aktsepteerima digikukrut, kuna nad kasutavad neid inimeste autentimisena või nii-öelda sisselogimisvõimalusena erinevaid variante, et siis see on neile ka kohustuseks. Mis tähendab seda, et iseenesest kuna inimesed selliseid platvorme väga palju kasutavad, siis tõenäoline on, et digikukrud ikkagi võidakse üsna palju kasutama hakata. Digikukru rakendusplaan, et mõnevõrra on see digikukru teema siin Eestis käinud mitme aasta jooksul ka varem. Ja restardi nii-öelda sai siis eelmise aasta suvel, kus siis otsustati, et digikukru hangime sisse teenusena. Ja samas tuleb ka Riia nii-öelda keskse koordineerimise all jälgida ja tagada see, et kogu tänane EID ökosüsteem saaks kohandatud ja valmis digikukru jaoks ja et ka digikukkur saaks siis EID ökosüsteemis kenasti toimima. Valdkonda siis õiguslikult juhib meil Justiits- ja Digiministeerium ja nagu eelnevalt juba mitmel korral välja toodud, siis eks meil on ajakriitiline väljakutse. Isegi, et me oleme öelnud, et meie
otseselt 2026. aasta lõpuks valmis ei ole, siis see ei tähenda seda, et me istume käed rüpes, vaid tööd on mägedega. Aga nüüd, mis toimub Eesti EID ökosüsteemis siis digikukru tulekuga? See on üsna kirju pilt siin tänasest seisust, et EID ökosüsteemi praegusse lahendusse asutuste konteksti ilmuvad siis pilti nii-öelda uued rollid, digikukru teenuse pakkuja ja usaldusteenuste osutajate juurde täiendavalt siis digikukru usaldusteenused, kes pakuvad juurdepääsusertifikaate. RIA nii-öelda orkestreerib digikukru tulekut ja Justiits- ja Digiministeerium siis orkestreerib meil väga olulist ja ka läbi käinud teemat, et sertifitseerimist. Sest ilma sertifitseerimiseta ei ole digikukrut, EUDI digikukrut. Et me võime ju rakenduse valmis saada ja kõik on väga hästi, aga kui see ei ole auditeeritud, sertifitseeritud, templid all ja loetud korrektseks, nõuetele vastavaks, siis võib ta seal sahtlis edasi istuda. Nüüd funktsionaalsuste mõttes ka üks nii-öelda võrdlus. Et meie EID vahendid täna ja võrrelduna nii-öelda lähtudes siis ITDS-ist tuleneva volitusnormi alusel on siis kasutused sellised, et ID-kaart on meil kasutusena nii füüsilise kui digitaalse kasutusena, elamisloakaart, füüsiline digikasutus, digi-ID üksnes digikasutused ja e-residendid, diplomaatiline isikutunnistus, mobiil-ID, smart-ID on üksnes digikasutus. Ja kui nüüd pilti ilmub ka siis digi-identiteedi kukkur, siis ta nii-öelda selle pildi võrdluses on siis sarnane meil ID-kaardiga selles mõttes, et ta võimaldab sul nii füüsilist tuvastust nii Eesti-siseselt kui ka üle Euroopa, kui ka siis elektrooniliselt autentides. Nagu Mait ka välja tõi, väike ülevaade nendest erinevatest võimalikest tõenditest, mis võiksid siis Eesti digikukrusse jõuda. Ja kindlasti üks esimesi ja päris tõsiselt võetavaid praktilisi on kindlasti mobiilne juhiluba, mille osas siis me näeme, et see võiks olla nagu see kindlasti nende kasutuslugude vaates üks nendest +1-dest, mis Euroopas reisiv eestlane võiks päriselt ka kasutada. Aga on teemadena üleval võib-olla ka ajakirjandusest läbi käinud Euroopa Komisjoni algatus vanuse tuvastamiseks, mis erinevatel huvitavatel internetisaitidel on olnud soovida kasutada ja digikukkur seal siis seda võimaldaks ka vahendina. Sellel otseselt õigusakti ei ole, küll aga on erinevad, ütleme, tehnilised standardid valmimas, aga ka veel mitte õige pea päris valmis saamas. Siis veel huvitav seesama ettevõtete tõendid ja ettevõtte volitus äriregistri tõendite osas, et kas inimene saab siis teatud ettevõtet esindada, selline tõend, mis ka kindlasti on väga huvipakkuv ja teema, mis võib-olla ka Eestis tekitab vaja. Tundub, et on selline teema, mis võiks +1 anda. Ja digitaalsed reisidokumendid, mille osas on tõesti, kuidas sa Mait ütlesidki, et lõbusaid plaane selle direktiivi raames. Ja hankeskoobist. Plaane on siis, et hangime sisse digikukru teenuse pakkuja, aga sealhulgas nii-öelda funktsionaalsuste mõttes
digiallkirjastamise, BID-i väljastamise, atestatsioonide keskse tõendite pakkuja, kes neid tõendeid nii-öelda siis valideerib, tõendab, väljastab, ja tugineva isikupääsu sertifikaatide pakkuja. Ja selleks on üks ka jälle üks kirju pilt, mille osas ma annan sõna Jaanile üle. Palun, tahad tagasi? Läks natuke tagasi kõigepealt. Kõigepealt need toredad pildid on võetud sellest dokumendid, mis ei ole veel avalik. Üle lubas öelda, millal see saab avalikuks. Pärast ütleb siis. Et sealt me võtsime, sest et see on siis Eesti EID ökosüsteemi kirjeldusdokument ja sealt siis tundus tore võtta selline, et mis on täna ja siis saab olema koos digikukruga ja siin Margit mainis siin, kuskil on laser ka, jah. Ja, ühesõnaga, et siin usaldusteenuste all ei ole ainult juurdepääsu sertifikaatide pakkuja, vaid on ka ühtlasi kvalifitseeritud tõendite pakkuja ja siis ka allkirjasta, siis omakäelise allkirja teenuse pakkuja. Ja siin juba sai kõik oluline ära öeldud. See tabel või joonis on selline, no me oleme suhteliselt paremaks, aga praegu ta on parim. Et ta on natukene raske jälgida, aga see peamine mõte oli siin see, et digikukkur vähe sellest, et ta on digitaalne, tal on ka füüsiline mõõde. Selle poolest ta rohkem sarnaneb ID-kaardiga, mitte niivõrd Smart ID-ga, mida oleks võib-olla esimene tunnetuslik seos. Ja hästi ei paista. Äkki tulevad pärast slaidid. Me oleme seda enne ka näidanud muidugi väiksemates koosseisudes. Ja laias laastus siin siis joonisel on siis värvikoodid. Sinised on need, mida me siis praegu hankega tahame hankida. Siis kollased on muud olulised kukru rollid ja roheline on siis RIA-ga seotud rollid. Siin täitsa all on siis selline RIA orkestreerib. Huvitav siin. Okei, korraldav roll on siin kirjas ja siis siin on lihtsalt RIA. No, okei. Ja siis siin on tõendite vahendamise lüüs, mis on siis ette nähtud meil RIA-sse, mis siis vahendaks sellist tõendite väljastamist siis autentse allika ja QTSP vahel, keda me leiame. Ja siis on omakorda siin veel RIA tara, mis on siis ette nähtud kukru ja tugineva isiku vahel olema selliseks tugineva isiku masinliideseks. Ja siin on ka kõik siin allpool paremal nurgas on kõik, mis on seotud sertifitseerimisskeemiga, siis on päris palju rolle tegelikult, alates akrediteerimisasutuses, kes akrediteerib ja siis kes on omanik ja vastavushindajad ja muu see kõik selline, et see on selline juriidiline nurgakene. Või oleks õigem öelda siis vastavusnõuete nurgakene. Nii, seda me oleme ka varem näidanud erinevates kohtades, aga võib-olla ehk mitte nii suures ringis. Ja siin oli 3 vaala. Tuli selline nagu mõte seda iseloomustada, et meil on nagu lisaks sellele, et meil on hange, mis on siis siit tagasi. Väikse rohelise nupu peal. Jah, just nimelt. On meil siis 1, 2, 3, on meil siis ka sertifitseerimisskeem, mis on siis ka juba mainitud. Ja täna veel nagu vähem mainitud on siis ökosüsteem, milles on siis 6 on siis see, mida siis nagu RIA peab tegema, alates sellest tuginevat isikute registrist, siis sellest tarast ja seal on veel natukene komponent allkirjastamisega näiteks seotud. Ehk siis, et kukruteenuse pakkuja ja muude oluliste osade hankimine, siis on sertifitseerimine ja siis on ökosüsteemi muudatused ja need kõik peavad õigeks ajaks õnnestuma selleks, et me saaksime töötava kukru. Kui mõni nendest venib, siis ka venib kogu ülejäänud. Ja aeg sai otsa praegu.
Ja kuskil ma juba nägin, seal oli keegi küsinud, et kuidas saab teha hanget, kui ei ole sertimisskeemi. No vot, see ongi selline ime, et ime on see, et me üritame neid kõike teha paralleelselt. Ja Tõnis siin ka tegelikult varasemalt juba mainis, et meil ei ole sellist paralleelsust ei ole varasemalt olnud. Varasemalt, kui me näiteks oleme ostnud ID-kaarti sisse, siis ID-kaart on alati tulnud meile kuskilt mujalt mingisuguse sertifikaadiga. Ma mõtlen QSD sertifikaati. Usaldusteenuse pakkuja muidugi on olnud alati Eestis ja seda on siis hinnatud Eestis, tõsi küll, mingisuguse mõne teise suurema liikmesriigi sertifitseerimisskeemi vastu. Ja nüüd meil tuleb see kõik justkui nii muuseas teha ja see on arvestatav väljakutse ja siin on siis, me oleme natukene siis hästi paljude huvitavate värvidega, ma vaatan, üritanud seda siis iseloomustada, kuidas me kõike seda paralleelselt teeme. Ja siis oli meil selline tore turu-uuring ja turu-uuringut siis me tegime teist korda 2024 suvel ja siis 2025 suvel ja saime 21 vastust ja tegime ka ära KKK. See on siit võimalik alla laadida. Kõik, kes seal osalesid, nendele me saatsime, aga tegelikult ka võib-olla asjahuvilistel soovitan sinna minna vaatama, sest seal olid ikkagi huvitavad küsimused ja kõike seda suurt teadmust me siis kasutame hanke ettevalmistamisele. Ja pärandvarana tulime siis Margitiga seda Kukru asja ajama Riiasse, saime me Potentiali. Ja mis oli tegelikult väga tore, sest et ta oli juba siis sellises faasis, kus me saime ja minna ja suhelda ja testida koos teiste liikmesriikidega. Mulle teadaolevalt oli see kõige suurem liikmesriikidega LSP, siis 18 pluss Ukraina. Ja seal sai tõesti väga palju testida, väga palju vahetada sellist infot realisatsiooni ja ka üleüldiselt, kuidas nagu Kukur võiks olla teiste liikmesriikide, aga ka teiste liikmesriikide erafirmadega. Seal ei olnud ainult nagu sellised pädevad asutused, kes teevad riikliku kukruga hankimisega, vaid oli väga palju erafirmasid, kes tegid erakukruid. Ja seal siis me tegime BID-i, ehk siis baasidentiteet, mobiilne juhiluba, vanuse tõend. Seal on siis nii loomine, esitamine, nii online'is kui proximity'ga, muu hulgas ka veel kehtivuse kontroll. Ja see kõik on siis sellest GitHubi repositooriumist leitav, nii kood kui ka siis näidis APK, mida võib siis Androidi peale installeerida. Ja kuna see Potentiali kogemus oli iseenesest hästi hea ja silmjavav ja seal on võimalik või nii-öelda nüüd on tulemas järgmised, millest kohe räägib MKM-i poolt ka ärikukru large scale pilotist, siis samal ajal on olemas ka või on öelda avatud selline LSP nagu Aptitude, kus on 4 kasutuslugu, mida hakatakse siis üheskoos testima, lahendama, piloteerima ja seal on võimalik osaleda 4 erinevas rollis. Et see on see koht, kus me tegelikult tõikame välja ka, et seal osalevad mitmed ettevõtted erinevatest riikidest ja võib-olla on ka huvi Eestis kellelgi osaleda. Et siis oktoobris on võimalus seal liituda, et kui on täpsemat infot või huvi, siis võtke ühendust, saame infot jagada. Tõenäoliselt küll selles beneficiary või siis affiliated entities, seal kus raha saab, sinna võib olla väga keeruline, aga mitte võimatu. Just. Ja siis sellega annamegi sõna üle teise LSP WeBuildi
osas, et ja kui mingeid küsimusi on, siis võib meie poole kindlasti pöörduda ka muul ajal kui siin. Oota. Teeme esiteks aplausi. Jaa! Ja ma tegelikult ma tahaksin korraks teha ühe väikese pausi, sellepärast siin on kogunenud küsimusi ja et siis me saame sinna äridigikukrusse minna korraks uuesti juba sellega, et kui on siin vahepeal tekkinud mingisuguseid mõtteid, et siis panna seda kõike kokku perspektiivi. Nii et nii-öelda hetk. Okei, nii. Aga meil on tõesti tulnud siia mõned küsimused ja nendest küsimustest selle vastas ära, et kuidas on võimalik teha seda hanget Kukru kohta, siis kui see ei ole. It's magic. See on nagu hea vastus, on alati meeldib see. Mis roll on Eesti EE rakendusel selles tuleviku ja oleviku pildis, kus meil nüüd just alles hiljuti ju tekkis selline rakendus, kus justkui asutused peaksid aksepteerima ka Eesti ID-kaarti nii-öelda digitaalsel kujul. Ja paljud ei tee seda muidugi, eks ju, aga ja on nagu hulk erinevaid asju, mida justkui selle Eesti äpiga saab teha. Kuhu see kõik mahub selle Euroopa versus Eesti versus nii-öelda tulevikuvaate osas? Kes tahab, kas teie või siis ka ministeeriumi poolt on meil nii-öelda võimalik vaata? 6 inimest on votinud seda küsimust. Ja, see on nagu üks populaarne. See teema on väga hea küsimus on see ja ütleme niimoodi, et digikukkur ju alles tuleb, eks ju. Et täna teda ei ole. Aga et küsimus ongi, võib-olla see küsimus ongi et kas miks ei ole siis Eesti äpp digikukkur? Asi on väga lihtne. Praegu saab Eesti äppi sisse logida Smart-ID ja mobiil-IDga. Tulevikus saab ka digikukruga sinna sisse logida. Ongi. Digikukkur on nüüd üks pinni panemise või QR-koodi skännimise rakendus. Ega ta rohkem digikukkur ei ole midagi, kus surfatakse või midagi päringut tehakse. Ta on nagu Smart-ID. Ta käivitub siis, kui on vaja kuhugi siseneda, siis suhtled oma QR-koodiga, annab pinni ja siis lähed pangateenusega edasi. Täiesti erinev kategooria asjad. Nii, kas RIA nii-öelda esindajad nõustuvad selle vastusega hetkel siin, et see on nagu Smart-ID? Sellepärast, et ma just enne ka kuulasin ja lugesin siit välja, et on vaja esitada tõendeid ja need tõendeid peaks saama nagu esitada läbi selle Kukru ka offline'is mingisugusel viisil, umbes nii nagu praegu Eesti äpp justkui teeb. Mõlemad on õiged. See on Eesti rakenduse ainuke digikukruga sarnane omadus. See isikute dokumendi andmete päringu vahendamine, kuigi selleks kasutatakse MDOC standardi seda haru, mis privaatsuskaalutlustel digikukru jaoks on keelatud. Päring algallikast, eks ole. See läheb natuke tehniliseks. Ja, see on sarnane, jah. See on sarnane omadust. Siis ma tegelikult nagu ma lähen allpool ühe küsimuse juurde, sellepärast, et siin justkui üks selline, vaata need küsimused aeg-ajalt tunduvad ka sellised, et me ei räägi enam nagu nendest tehnilistest lahendustest ega me nagu sellest poliitilisest lahendusest, vaid et kunas kas suures Euroopa Liidus omab keegi päris selget arusaama selles osas, mis see EU digivoolet on, või see on lihtsalt suur mull? On küsimus. Meil ei ole seda küsimust. Ja see on siin allpool, seda ei ole nagu 4 inimest upvotinud, siin on nagu paar inimest. Siis alt võtad siis, meil on ju siin üks... Ja ei, ma nagu, sest mulle tundub, et meie jutt tüürib lihtsalt sinna poole. Probleem ei ole nagu arusaamis võib-olla, sest kusagil seal Euroopa Liidu nurgas on see arusaamine väga tugev, ainult lihtsalt see arusaamine on nagu jaotunud ebaühtlaselt. Okei. Kui nüüd digikukru kasutamine on kohustuslik alates novembrist 27, siis selle vastuvõtmine on kohustuslik alates 27. aastast, eks ju? 27. aasta lõpust on kohustus seda aktsepteerida. Kohustus seda aktsepteerida. Kes selle üle hakkab tegema järelevalvet? Ma tean ühte asutust, kes peaks hakkama tegema järelevalvet, kui tulevad kaebused.
see on Andmekaitse Inspektsioon. Kui inimesed kaebavad, et mõni tuginev isik on küsinud ebasobivalt mingeid andmeid ja siis Andmekaitse Inspektsioon hakkab seda menetlema. Aga järelevalve selles mõttes kogu ökosüsteemi vaates on järelevalve rollid täiesti olemas ja loodud ja need asutused ka määratakse. Ja kommenteeriks natuke seda, et see on kõige natuke õrnem koht, kui see EIDAS määrus on otsekohalduv ja rakendusakt on otsekohalduvad ja seal on päris põhjalikult ja karmilt on kirjeldatud, kui need usaldusteenuse osutaja teeb midagi valesti, kuidas siis tuleb teda risti lüüa ja nii edasi. Siis see, et need relying party'd küsivad mingid isiku andmeid liiast, siis on ka paha lugu. Sinaki. Jah, aga kui nad lihtsalt nagu ei tõsta toru, see on jäetud natuke niimoodi, ei panda kohe vangi. See vist on, siin on mõeldud seda, et kui keegi ei täida seda kohustuslikku aktsepteerimist, et kes tuleb siis seda, et see on vist on natuke ebaselge. See on väga õrnalt markeeritud see, et ei ole nagu karistustele panustatud selles osas. Okay. Vähemalt häbi tehakse kindlasti. Selge. Teeme nüüd niimoodi, et ütleme neile kõigepealt aitäh. Teeme ühe aplausi veel juurde. Aitäh. Ja